Tere päevast, head kolleegid! Alustame oma tänase istungiga. Avan Viljandi linnavolikogu 16. koosseisu 7. istungjärgu. Oma puudumistest on täna teatanud Rutt Vaar, Kris Süld, Tõnu Juul ja Rain Hüva. Ülejäänud volikogu liikmed peaks kõik kohal olema. Ja märtsikuu sünnipäevalastest on meil õnnitleda võimalus ühte sünnipäevalast, kelle sünnipäev on küll homme, aga teeme seda täna. See on Liis Aedmaa. Infotundi registreerinuid ei ole. Seega võime minna päevakorra kinnitamise juurde. Päevakord on välja saadetud. On kellelgi ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole. Kes on selle poolt, et laseme päevakorra siia ette ka, et päevakord esitatud kujul kinnitada, palun hääletada. Kõik, palju meid on siis? Kõik, kes kohal on. 23 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. Oleme päevakorra kinnitanud. Ja läheme päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on vaide läbivaatamine Viljandi linnavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse number 32 kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras peale. Ja ettekandja Ene Rink, palun. Lugupeetud volikogu, kõigepealt ma annan teada, et vaide esitaja andis teada, et ta ei tule tänasele istungile, seega ta ei osale siin. 21. veebruaril esitas siis Peep Must vaide Viljandi linnavolikogu otsuse peale, millega otsustati võõrandada talle umbes 154 ruutmeetri suurune osa Viljandi linnale kuuluvast rannapuieste kinnistust. Ja tema soovib siis seda, et otsus vaadatakse ümber selliselt, et lähtutaks maareformi seadusest ja järgitaks kõiki haldusmenetluse põhimõtteid. Ja nüüd linnavalitsus arutas seda ja ma siis loen ette mõningad võib-olla olulisemad punktid. Kõigepealt vaidest lähtub, nagu vaide esitaja oleks pidanud saama osta maatranspordi maa hinnaga, ehk siis ilmselgelt odavamalt. See maa on tõesti hetkel transpordimaa, kuid kui see osa nüüd sealt lahti krunditaks ning võõrandataks, siis kuna selle maa peal asub osa ehitisest, mis on, see varikatus on suurem kui 2 ruutmeetrit ning osaliselt on ta ühendatud maaga, siis ei ole võimalik seda maad jätta transpordimaaks, vaid sellest tuleb kindlasti teha elamumaa. Seetõttu ei ole see minu arvates põhjendatud soov. Ja lisaks ma juhin ka tähelepanu meie linnavara valitsemise korrale, kus öeldakse, et selles otsuses näidatud alustel maa või vara võõrandamisel on vaja koostada hindamisakt. See hindamisakt toob välja selle vara väärtuse, küll aga see hindamisakt ei ole aluseks sellele hinnale. See hind võib olla nii suurem kui ka madalam. Kui ta oleks nüüd madalam, siis sellisel juhul tuleks otsus teistmoodi ka vormistada. Ja kui ta on kõrgemal, siis tegelikult on linnal õigus öelda, millise hinnaga ta oma vara müüb. Siis miks ei ole võimalik seda maad erastada maareformi seaduse alusel? Seetõttu, et tol ajal, kui see võimalik oli rannapuieste juba katastrisse kantud, Viljandi linn oli selle omanik ja maareformi seadus nägi ette, et selliseid maid saab võõrandada nii-öelda kõrval oleva kinnistu omanikele, kus oli see maa siiludena.
Rannapuiestee 20 ei olnud siiludena, seetõttu sellist võimalust kasutada ei saanud. Nüüd vaide esitaja toob ka esile seda, et kinnisasja omanikul on õigus taotleda kinnisasja liitmiseks sobiva maa omandamist liitmiseks tema kinnisasjaga. Ja see on kõik õige, et antud juhul selline taotlus oligi ja selles osas ei ole nagu midagi vaielda. Et linnavalitsus arutas seda ja leidis, et volikogule võiks edastada arutamiseks ja otsustamiseks 2 varianti. Üks on siis selline, et rahuldada osaliselt Peep Musta poolt esitatud vaie, tunnistada kehtetuks Viljandi linnavolikogu poolt vastu võetud otsus ja ühesõnaga anda siis teada, et sellistel tingimustel seda maad ei võõrandata ning taastada otsuseelne olukord. Ja teine võimalus on mitte rahuldada seda vaiet ning anda ikkagi Rannapuiestee 20 omanikule võimalus 6 kuu jooksul otsustada, kas ta ikkagi soovib seda maad osta või mitte. Lühidalt kõik. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Ei ole praegu küsimusi linnavalitsus Eneringil. Siis kaasettekandja Helmut Hallemaa komisjonil. Aitäh, et eelarve arengukomisjon arutas vaiet ja Peep Must oli pöördunud ka veel enne komisjoni istungit komisjoni poole omapoolse kirjaga hästi põhjalikult, üle 3/4 tunni ja jõudis sellisele otsusele, et toetame esimest varianti, mida linnavalitsus välja käis, et rahuldada osaliselt Peep Musta poolt esitatud vaie ja tunnistada kehtetuks linnavolikogu 25. jaanuari otsus ning taastada otsuseelne olukord. Konkureerival hääletusel sai see variant 9 poolthäält, teine variant sai 1 poolthääle ja Jaak Sulg taandas ennast hääletusest, kuna ta on selle asjaga seotud isik. Aitäh. Küsimused? Ei ole küsimusi kellelgi. Sõnavõtu soove volikogu liikmetel. Jah, palun. Aitäh, et ma ühe asja täpsustaksin, et ma komisjoni koosolekul ei jõudnud võib-olla nii piisavalt kiiresti reageerida, et vaadata üle need otsused ja need eelnõud, mis olid kaasas siis jaanuarikuus. Ja komisjoni koosolekult jäi kõlama see, et abilinnapea Kalvi Märtini suust, et ta on ülekohtune öelda, et hindamisakt on subjektiivne. Kui ma loen seda hindamisakti, siis paraku midagi enamat siit välja lugeda on üsna keeruline, et tegelikult on siin ju vaid kirjas, et vaadati kahelt leheküljelt, ei ole kirjas, milliseid objekte vaadeldi, kas need on üldse võrreldavad, kas selle põhjal on üldse võimalik teha või kujundada välja mingisugust hinda, mingisugust analoogi tuua, et lihtsalt tahtsin selle ära õiendada, et ma jään endiselt oma arvamuse juurde, et oleks võinud olla välised hindajad ja et sellisel koostamisel on piisavalt subjektiivsuse maiku juures. Nii, aitäh. Ja veel sõnavõttu soovi. Jaak Madis. Majanduskomisjoni poolt. Et kui majanduskomisjonis arutati seda küsimus 20. märtsi koosolekul ja samamoodi selgitati antud probleemi, kuid majanduskomisjonis konsensuslikult toetati varianti 2 ehk mitte rahuldada Peep Musta vaiet. Seega seal hääletust ei nõutud ja tegemist oli ühehäälse otsusega. Aitäh. Aitäh, ma vabandan, ma tõesti ei pannud tähele, tõepoolest majanduskomisjon kaasettekandja. Nii, aga Jaak Madissonile küsimusi? Ei ole. Nii. Jah, kohe me jõuame. Nii, siin 2 sõna vahel. Siis on revisjonikomisjon. Jah, Rein Suurkask. Revisjonikomisjon toetab eelnõu varianti number 2 ehk mitte rahuldada Peep Musta vaiet. Aitäh, küsimusi? Ei ole. Nii, sõnavõtusoove veel.
ka ei ole. On lõppsõnasoovi? Ei ole. Aga siis läheme hääletuse juurde, kuna linnavalitsus on esitanud 2 alternatiivi, siis me viime läbi konkureeriva hääletuse. Head kolleegid, ja kõigepealt panen siis hääletusele esimese alternatiivi. Kes on selle poolt, et rahuldada osaliselt Peep Musta poolt esitatud vaie selles osas, et tunnistada kehtetuks Viljandi linnavolikogu 25. jaanuari 2018 otsus number 32, kinnistuosa võõrandamine otsustuskorras ning taastada otsuse eelne olukord. Palun hääletada. Nii, kes loeb nüüd? 2 tükki ei ole poolt järelikult. Järelikult 21 on poolt. Ei, 3 ei ole poolt. Harri ka ei olnud. 4. Tõstame veel korra üles. Korra veel, jah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja 19 poolt. Aitäh. Ja ma panen nüüd teise hääletusele, kes on selle poolt, et mitte rahuldada Peep Musta vaiet Viljandi linnavolikogu 25. jaanuar 2018 otsuse number 32 peale ja anda Peep Mustale aega 6 kuud tehingu teostamiseks otsuses number 32 toodud tingimusel. Palun hääletada. 0. Ei ole ühtegi. 0. Aitäh. Seega on volikogu otsustanud võtta vastu otsus. Esimene alternatiiv. Aitäh. Läheme edasi, teine päevakorrapunkt. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Sakala keskusele sõiduki soetuseks täisteenusliisinguga. Ettekandja Kalvi Märtin. Aitäh. Linnavalitsus on esitanud volikogule eelnõu loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Eesmärk on teostada riigihange, et soetada Sakala keskusele uus buss, milleks oleks sellel korral kaubik. Hetkel on kasutuses Sakala keskusel istmetega mahtu universaal, aga kuna praktikas inimeste vedu nad teostavad väga vähe, enamasti on kaubavedu, seetõttu on nüüd Sakala keskuse soov soetada kaubik. Liisinguperiood oleks, nagu siin seletuskirjast näete, 60 kuud ja kasutatakse täisteenusliisingut. Aitäh! Kas on küsimusi? Ettekandjale ei ole. Siis kaasettekandja majanduskomisjon Jaak Madisson. Ja, majanduskomisjon otsustas toetada linnavalitsuse palvet ja anda luba varaliste kohustuste võtmiseks Sakala keskusele sõiduki soetuseks täisteenusliisinguga. Ja see oli konsensus. Aitäh. Küsimused Jaak Madissonil ei ole. Sõnavõtusoove volikogu liikmetel ka ei ole. Lõppsõnasoovi ei ole. Siis panen hääletusele. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Sakala keskusele sõiduki soetuseks täisteenusliisinguga? Palun hääletada. Tundub, et... No nüüd on küll kõik. Ei ole. Ei ole. On ikka kõik. On ikka kõik. Palju see on? 23 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. Sellega oleme vastu võtnud otsuse teises päevakorrapunktis. Ja läheme edasi. Tänane 3. päevakorrapunkt on Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Ettekandja Jaanika Kedvil. Jah, aitäh. Lugupeetud volikogu, teie ees on siis eelnõu, mille eesmärk on korrastada ja kaasajastada linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamiseks raha taotlemise ning toetuse määramise tingimusi. Senise korra rakendamisel on ilmnenud, et mitmete sätete sõnastust tuleb paremaks muuta ning on vajalik korrigeerida sanktsioonide osa. Nii, ja kui te olete selle eelnõuga tutvunud, siis tõepoolest väga palju on muudetud sõnastust. Ka pealkiri on võib-olla nüüd vastab tegelikkusele. Aga suures plaanis siis, millised on siis põhilised muudatused?
nagu ma ütlesin, et sõnastus ja siis on sanktsioonide kord. Ja oleme eelnõuga siis tegemas ettepanekut, et tegevustoetuste puhul oleks edaspidi selle korra järgi sanktsioonideks siis, kui on nõutud aruandlusega hilinetud, iga hilinetud päeva kohta 0,3% tagasimakset ja kui ei ole tähtajaliselt esitatud projektitoetuse aruandedokumendid, siis oleks sanktsiooniks taotlemise keeld, nii et ei saa pool aastat järgmises projektivoorust raha taotleda. Oluliseks nüansiks on veel ka see, et projektikõlblik ajavahemik on muudetud taotlejale soodsamaks ja paremaks. Ja võib-olla siis välja tuua ka veel see nüanss, et edaspidi, kui see kord on vastu võetud, siis kõik need taotlused, mis jõuavad siis linnavalitsusse läbi elektroonilist keskkonda Spoku, siis Spoku hakkab edaspidi genereerima ka meeldetuletusi taotlejale, et tal on varsti aruande esitamise tähtaeg. Kõik jah? Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Küsimusi ei ole. Siis kaasettekandjad. Helmut Hallemaa, eelarve arengukomisjon. Eelarve arengukomisjon arutas eelnõu ja teeb ettepaneku saata eelnõu teisele lugemisele, mitte sellepärast, et eelnõu oleks halb, vaid sellepärast, et teema on oluline ja teema vajab põhjalikumat käsitlust. Tegime ka mõned muudatused tekstis, paragrahv 6 lõige 10, paragrahv 3 lõige 1, punkt 1 ja paragrahv 8 lõige 1. Ja komisjoni liikmetele sai antud ka tähtaeg ettepanekut 1.2. aprill just nendele, kes siis ei ole volikogu liikmed, et ka need komisjoni liikmed saaksid protsessis osaleda. Aitäh! Küsimused Helmutile ei ole. Siis kaasettekandja hariduskomisjon Margit Suurmets. Hariduskomisjon arutas seda eelnõud üsna põgusalt, sellepärast, et komisjoni liikmetel oli teada kultuurikomisjoni liikmete arvamus ja ka see info, et kultuurikomisjon sai antud eelnõuga üsna vähe tutvuda, siis hariduskomisjoni liikmetel tuli ettepanek toetada ja saata see eelnõu teisele lugemisele, et kõik saaksid rahulikult arutada ja tutvuda. Küsimusi ei olevat. Aitäh! Kaasettekande Marko Tiitus, kultuurikomisjon. Jaa, aitäh, et nagu siis kuuleme, komisjonide vaheline sünergia on meeli ülendav ja tõesti kultuurikomisjoni seisukoht sarnaselt oli siis see, et teisele lugemisele saata ja võtta täiendavalt aega eelnõu üle arutlemiseks ja ka sarnaselt komisjoni liikmetele siis andsime parandusettepanekute tegemise tähtaja. Aitäh! Küsimused kultuurikomisjoni juhile ei ole. Siis sotsiaalkomisjon Eiki Raudla. Sotsiaalkomisjon arutas seda küsimust ka üsna pikalt. Saime esitada piisavalt küsimusi linnavalitsuse esindajatele ja ka teavitamisega seoses saime kõigile rahuldavad vastused ja komisjon otsustas eelnõu toetada. Aitäh! Küsimused Eikile ei ole. Kas on sõnavõtusoovi volikogu liikmetel? Sõnavõtusoove ei ole. Lõppsõna soovi ettekandjal ei ole. Nii. Kuna 3 komisjoni on teinud siin ettepaneku saata teisele lugemisele see eelnõu, siis ma panen hääletusele vastu võtta määrus Viljandi linnavolikogu eelarvest mittetulunduslike tegevuste toetamise kord teisele lugemisele saatmine. Kes toetab teisele lugemisele saatmist? Palun hääletada. Tundub, et... Kõik. Eiki ei ole. Ja Ülle ka ei ole. Nii, Ülle ka ei ole, jah. 21 poolt. Käsi on nii palju. Kes on vastu? Erapooletuid 2.
aitäh, seega oleme otsustanud saata selle eelnõu teisele lugemisele. Tänane 4. päevakorrapunkt. Muudatusettepanekute tähtaeg ka peab olema. Jah, muudatusettepanekute tähtaeg. Mis meil on muudatusettepanekute tähtaeg? Õige. Mis meil korrast tuleb sealt? Korrast tuleb ainult eelarvele muudatusettepanekud. Korras on ainult eelarvele? Ainult eelarvele. Nii, aga siis... Eelarvele samal päeval saada. 5. aprill. Kas me peame määrama? Komisjoni ettepanek oli see komisjoni enda jaoks. Jah, enda jaoks. Aga võiks olla ju siis, et minu meelest 5. aprilliks, et siis saab linnavalitsus rahulikult nende võimalike muudatusettepanekutega tegeleda enne järgmisi komisjoni. See ei võta ühelgi volikogu liikmelt õigust ära veel siin töö käigus esitada, aga teeme siis niimoodi, kui võimalik, kellel on muudatusettepanekuid 5. aprilliks, me jõuame neid nii linnavalitsus kui komisjonides menetleda enne teist lugemist. Nii, aga läheme edasi. 4. päevakorrapunkt on Tartu linna kandidatuuri Euroopa kultuuripealinna tiitlile 2024 toetamine. Ettekandja Madis Timpson, linnapea. Palun. Aitäh, austatud esimees, lugupeetud volinikud. Teie ees on eelnõu Tartu linna kandidatuuri Euroopa kultuuripealinna tiitlile 2024 toetamine. Ma ei hakka ette lugema, mis need punktid siin kõik on, samuti ma ei hakka seletuskirjast ette lugema seda, mis see kultuuripealinn on, kunas ta alguse sai ja nii edasi, et ise oskate lugeda ja arvatavasti olete selle ka läbi lugenud. Et mul on lihtsalt, ma annaksin võib-olla ülevaate, kuidas see eelnõu siia üldsegi jõudis ja proovin hästi lühidalt teha, et kui mina ametisse sain, siis mõne aja möödudes tegelikult võttis ühendust minuga Tartu linnapea härra Urmas Klaas ja küsis, et mis arvab Viljandi linn Tartu toetamisest kultuuripealinna tiitlile. Ma ei osanud talle ausalt öeldes mitte midagi kohe vastata, ütlesin, et vaatame, mõtleme. Saatsin oma inimesed ka Tallinnasse infopäevale ja nii edasi. Peale seda Tartu linn tundis uuesti huvi, et äkki me tulevad tutvustama meile oma kontseptsiooni ja äkki me kirjutaksime alla kohe koostööleppe. Minu vastus oli see, et tutvustama võite tulla, koostöölepingut me kohe alla ei kirjutaks, me peame omavahel ka siin arutama ja niimoodi ta läks. Nad tulid siia, meil oli väga meeleolukas kohtumine siinsamas saalis, terve saal oli Viljandi kultuuriinimesi täis ja võtsime selle info teadmiseks, ma lubasin, et me enne jaanipäeva või jaanipäeva paiku siis ütleme neile vastuse. Nad palusid, et kui on võimalik, siis võib-olla kiiremini. Tegutsesime kiirelt, linnavalitsus siis võttis ühendust kõikide nende inimestega, kes esindasid kultuuriinstitutsioone, kes olid tollel päeval siinsamas ümber laua, alates Ugala teatrist, Kultuuriakadeemiast, Pärimusmuusika Aidast ja kuni Viljandi muusikakooli ja ka mõne kodanikuaktivistini välja. Lühidalt öeldes oli tagasiside selline, et ise me võib-olla ei peaks kandideerima, kuna olgem ausad, aega on vähe ja kuna Tartu selle ettepaneku tegi ja olgem ausad, Tartu ja Viljandi või siis Viljandi ja Tartu on omavahel kultuuriliselt päris palju seotud ka. Ja niimoodi see eelnõu siis siia tuli, pluss veel tuleb arvestada seda, et taustaks, et Tartus algas see ettevalmistamine selleks eelmise aasta alguses ja juba aasta lõpuks oli neil toimunud üle 100 kohtumise erinevate osapooltega, 12 valdkondlikku ümarlauda ja nii edasi. Paralleelselt toimus seal ka kultuuristrateegia kokkupanek
ja selle aasta algusest on, kui eelmine aasta võeti inimene tööle juba, siis selle aasta algusest on seal 3 täiskohaga inimest ja esitleti ka oma seda kandidatuuriraamatu koostamise, selle motiivi, ellujäämise kunstid 8. märtsil, ma tean ka Viljandist käis seal mõningad inimesed kohal kuulamas. Et ühesõnaga kõike seda asja kokku võttes mulle tundub, õigemini linnavalitsusele tundub ja ka ma saan aru, et Viljandi kultuuriüldsus toetab seda, et me võiksime Tartu kandidatuuri toetada. Kindlasti meil ei ole sellest midagi kaotada, pigem võita. Ja ma olen täiesti kindel, et kui Tartu selle tiitli saab, siis ta viib selle aastaga väärikalt läbi, kaasates siis Viljandi linna ka väärikalt. Aitäh! Aitäh, see on küsimusi. Jah, palun. Väike küsimus, et kas on Tartul ka sarnaseid koostöölepinguid juba ka teiste linnadega, kes toetavad nende kandidatuuri? Ütlen ausalt, ma ei küsinud. Minu teada ei ole aus vastus. Ja erinevalt siis Tartu linnapea lubas tulla, et eedata nende pühendumist ja nende austust Viljandi linna vastu, lubas tulla ka Viljandisse seda lepingut sõlmima, kui see vastu võeti. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis kaasettekandja Marko Tiitus, kultuurikomisjon. Ja aitäh, et kultuurikomisjon siis toetas eelnõud ja juhtis tähelepanu küll ühele asjaolule eelnõu seletuskirja viimasele lausele, kus on siis öeldud, et Tartu Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideerimise projekti eelarve on kujunemise järgus. Koostööleppe sõlmimisel sätestatakse partnerite võimalikud eelarvelised kohustused. Ja juhtisime siis tähelepanu, et linnavalitsus võiks selle lause üle vaadata ja tagasi võtta sel põhjusel, et võib muidu jääda mulje just, kui antud otsusega antakse luba varaliste kohustuste võtmiseks. Et muidugi kultuurikomisjoni liikmed saavad aru, et kulutused juhul kui see Tartu kultuuripealinnaks valitakse ja meil koostöö sünnib, et kulutused ka kaasnevad, aga et täna mingeid eelarveid ja konkreetseid plaane üldse näinud ei saa me vaikimisi anda selles faasis heakskiitu siis varalisteks kohustusteks. Aitäh! Aitäh! Linnavalitsus on sellega juba ka arvestanud, nii et see muudatus on sisse viidud. Kas on küsimusi? Ei ole. Sõnavõttu soove? Ka ei ole. Lõppsõna soovi? Ma tavaliselt mõtlen, et mul ei ole, aga seekord mul on tõesti, tahaksin öelda, et mul on väga suur lootus, vaid ma väga loodan, et Tartu selle tiitli võidab. Et see oleks Viljandi linnale ja kogu sellele areaalile ikkagi märgilise tähtsusega, et loodame, et tal läheb hästi. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid, panen hääletusele, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Tartu linna kandidatuuri Euroopa kultuuripealinna tiitlile 2024 toetamine. Palun hääletada. Tundub, et no nüüd on küll kõik. Aitäh! Keegi ei karjunud ka, järelikult oli kõik. 23 poolt, vastu erapooletuid ei olnud, oleme otsuse vastu võtnud. Viies päevakorrapunkt on Viljandi linnavolikogu 30. novembri 2017 aasta otsuse number 16 Viljandi linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine muutmine. Ettekandja Marko Tiitus. Aitäh, lugupeetud juhataja, kolleegid, et tegemist on siis Reformierakonna saadikurühma taotlusega, mille kohaselt kultuurikomisjoni liikmeks saab Peeter Allikoja ja asendusliikmeks Mati Jürisson, ehk siis võitluskaaslased Allikoja ja Jürisson vahetavad kohad. Ja kuivõrd lähtuvalt Viljandi linna põhimäärusest
on saadikurühmad need, kelle taotluse alusel komisjoni liikmeskond moodustatakse või muudetakse, siis on see eelnõu meie ees. Aitäh, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Sõnavõtusoove ka ei ole, lõppsõnasoovi ettekandjal ei ole. Nii, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Viljandi linnavolikogu 30. novembri 2017 otsuse number 16 Viljandi linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine muutmine, palun hääletada. Vist kõik veel? Need on jälle kõik. 23 poolt, vastu erapooletuid ei ole, oleme otsuse vastu võtnud. Tänane 6. päevakorrapunkt on volikogu kirjavahetus ja vahepeal on siis saabunud eelmisest volikogust alates 3 kirja. Esimene saabunud taotlus on Viljandi linna kvartali number 172 detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks tasu ja puiestee 3 kinnistu osas. See kiri on tulnud ka linna valitsusele ja linna volikogule, nii et me kindlasti peame seda ka Viljandi linna volikogus tulevikus arutama ja kirjasaatja on avaldanud ka soovi osaleda ise Viljandi linnavolikogu istungil, kui see arutelu toimub. Teine kiri on Peep Musta kiri eelarve- ja arengukomisjonile, mis puudutab tänast teist päevakorrapunkti, jah? Vabandust, esimest. Jah, esimest, mis puudutas siis vaiet. Nii et see teema kindlasti on jätkuv teema ja linnavalitsus peab sellel teemal ka Peep Mustaga edasi suhtlema ja siis ka arengu- ja eelarvekomisjon kindlasti arutama ja vastama. Ja 3. kiri oli siis Reformierakonna kiri, mille me täna ära otsustasime, kus Reformierakond tegi ettepaneku vahetada kultuurikomisjoni liiget. Ja rohkem olulisi kirju, mis linnavolikogul oleks saabunud sellel ajavahemikul eelmisest volikogust, ei ole saabunud. Nii. Volikogu liikmetel küsimusi ei ole kirjavahetuse kohta. Siis läheme edasi. 7. päevakorrapunkt, sõnavõtud. On meil keegi registreerinud? Keegi sõnavõttudeks registreerinud ei ole. Siis meil ka see päevakorrapunkt on läbitud ja on jäänud Viljandi linnavalitsuse infotund või informatsioon. Palun. Aitäh. Tööd meil on jagunud, ausalt öeldes igav ei ole. Kõigepealt ma ütlen tänusõnad neile, kes käisid Cleveronis üleeile. Loodetavasti oli, kes ei olnud käinud, silmaringi avardav. Mina olen seal paar korda käinud, aga iga kord, kui ma käin, on seal jälle midagi uut ja põnevat ja vot selline just peakski Viljandi linn olema. Aga lühidalt öeldes ma ei hakka teile ette siin muristama kõiki asju, mis me oleme teinud, aga mille üle me oleme nagu päris uhked on, et me oleme koostöös Päästeametiga siis aitame korda teha mõningad tuleohtlikud kodud ja proovime seda projekti siis olla nagu partner Päästeametile. Samamoodi taotleme raha, et saada puuetega inimeste eluruumid paremaks, kui nad võib-olla praegusel hetkel mõnel inimesel on. Et viimastel andmetel me saame siis umbes 150 000 taotleda selleks ja anname endast parima, et raha õigesse kohta läheks. Jätkub grillipesa, lasteaia, mängupesa õppejoone projekteerimine. Töökoosolekud on käinud, ma kordan oma sõnu, mis ma kunagi ütlesin. Planeerimise ajaga vähekene pikendada, hoitakse lõppsummalt raha kokku.
pidage mu sõnu meeles. Praegu oleme saanud juba natukene maha esialgse pakkumisest ja linnavalitsusse tulevad nad 9. aprillil tutvustama, mida, kui kaugele nad on jõudnud. Mina olen pilte juba näinud, arvatavasti on mõni siin veel näinud, et no küll ta tuleb. Käib Järveotsa arenduse esimese etapi siis ettevalmistustööd, ehk siis puhastame ala võsast ja projekteerime tehnovõrke. Plaan on endine, esimesed 15-20 krunti panna oksjonile sügisel. Huvi on tuntud päris palju, ütlen ausalt, mulle on helistatud päris mitmed inimesed on küsinud, kunas tuleb ja paluvad ennast kurssi hoida, et võib-olla me ei tea, peame tegema mingisuguse meililisti, kes nagu saaks infot kohe ühest kohast. Ja siis Viljandi Juvikooli uus juht on asunud tööle, Piret Mädamürk on ta nimi, arvatavasti te teate. Ja lõpetuseks siis ka natukene, meil ongi niisugune positiivne linn, et aga see kajastub ka tulumaksu laekumises, et meil on nüüd siis 2 esimese kuuga on laekunud umbes 30 000 eurot rohkem tulumaksu, kui me planeerisime ja selle üle on ühe linna peal ainult hea meel. Et aitäh! Aitäh! Kas on meil küsimusi? Volikogu liikmed. Helmut, palun. Helmen üks enne. Helmen oli enne. Aitäh ülevaate eest, et järsku linna peal on mõni sõna öelda ka sellest, mis hakkab juhtuma siis maakondliku sellise ühistranspordikeskuse ja linnatranspordiga ja maakondliku transpordiga. Kas on mingit infot, on arenguid, kuidas seda on planeeritud? No väga kahju, et siin teile ei olnud meil korraldatud ühistranspordi alasel mis on siis üritusel, kus me avalikul arutelul või tegelikult teile mina ja siis ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase andsime Sakala keskuses siis inimestele aru. Mina muidugi vähem, sest Viljandi linnal nagu seal liiga palju aru anda ei ole, aga palusin Kaupolt, et ta tuleks ja räägiks, sest et mul oli kunagi, kuidas ta alguse sai, oli nii, et me Kaupo on mul hea sõber, kõik teavad klassivend ja tunneme 11 Vene ajast juba ja käisime söömas siin kunagi. Kuidas? See teie õppusööbiga, see ei tea suureks asja juurde. Jah, et okei. Ühesõnaga, tasuta ühistransport tuleb, valitsus on seda kinnitanud, minul valitsusse usku on. 2 nädala jooksul lubati allkirjastada, Viljandis liinid jäävad käima. Aitäh! Ma nüüd küll kodukorra väliselt tahan kinnitada, ma ei kuulu linnavalitsusi infotundi, aga valitsus ei ole midagi taolist kinnitanud ega otsustanud. Aga Helmen, ole hea. Ärge tooge seda suurt poliitikat väiksesse Viljandisse. Jääme oma mulli Ma lihtsalt tahtsin kommentaarina öelda, et tõepoolest, Madis, väga kahju, et ma ei saanud osaleda ja sellepärast ma ka küsisin. Eks on muid tööülesandeid ja öösel jõudsin alles Eestisse, et seda kommentaari sa mulle kui volikogu liikmena ei pea lisama, vaid lihtsalt küsimusele vastama. Aitäh sulle! No, sa ütlesite, väga vabandan, sa tundsid ennast halvasti, see ei olnud minu plaan, et veel kord, nagu ma ütlesin, meil on kinnitatud ühistranspordikeskuse nõukogule, kelle nõukogu liige ma olen, oli üldkoosolek, Maanteeameti inimene käis ja ütles, et 2 nädala jooksul kirjutatakse see asi alla. Mina ei oska öelda, mina valitsusse ei kuulu ja isegi ja nii edasi. Et kui ma kuuluks, oleks asi juba tehtud, aga võib-olla teistmoodi. Nii, kas on veel küsimusi? Helmut, jah, palun. Aitäh, et tasuta ühistransport on kindlasti hea nii Viljandi linnas kui maakonnas, aga ma tahtsin küsida ka asjast, et sa rääkisid väga olulist asjast, see on see tuleohutuse parandamine korterites ja sa ütlesid mõned korterid. Kas sa oskad öelda umbes suurusjärku, mis see mõned võiks olla, et kui palju? Täna on 11 tulemust. Kui ma nüüd alguses me hakkasime rääkima umbes 5-6, aga nagu ma aru olen saanud, siis nüüd me oleme jõudnud arvuni 11.
on mul õigus? ja eelarve on 18 000. Ja eelarve on 18 000 ja lihtsalt repliigi korras tasuta ühistransport on hea või halb, aga ta on ikkagi tasutud ühistransport kellegi teise poolt. Aitäh! Nii, kas on veel küsimusi? Jaak. Väikene küsimus, ma jätkan seda teemat, et mul kohe hakkas huvitama, et härra linnapea, te ütlesite, et kui te oleksite valitsuse liige, siis see asjaks tehtud juba. Kas ma siit saan õigesti aru, et te linnapeana toetate ehk siis Reformierakonna esindajana tasuta ühistranspordi ideed? Seda nüüd ei saa välja lugeda sellest asjast. Et ta oleks nagu selles mõttes tehtud, et oleks joon alla tõmmatud juba. Aitäh! Või allkiri all? Kriips all või peale, kuidas te soovite, ma arvan, et tasuta asju ei ole olemas, et ei maksa rääkida tasuta asjade jagamisest, et saate isegi aru. Ma olen teile nõus. Helmut. Ja no tegelikult on see komme, et kui mainitakse, siis sa peaksid küsima, et tegelikult ma küsiksin siis niimoodi, et kas mõni avalik teenus on ilma maksumuseta, et kui tasuta bussisõit on avalik teenus, siis ta loomulikult maksab midagi, kas maksumaksjal riigile või kohalikule. Küsimus oli, kas mõni avalik teenus on ilma maksumuseta? Noh, kui sa tahad minna Viljandi järve ujuma, ilma rahata täitsa, selles mõttes, ja nii edasi. Et asi ei ole selles, kas ta on nagu, loomulikult iga asi maksab, seda ma tahtsingi öelda. Et ei maksa rääkida, et kõik on midagi ilma rahata, ei ole midagi ilma rahata siin elu. Kõik maksab, lihtsalt maksab keegi teine. Järveotsa teema juurde tagasi, et kas on juttu olnud sellest, mis see potentsiaalne alghind oksjonil hakkab olema? Et ei ole juttu olnud ja me ei ole isegi seda arutanud, mismoodi me seda oksjonit läbi viime. Kindlasti me teeme ta niimoodi, et vähemalt need esimesed, kas oli 18, oli 16 või 18, kas oli 16 või 18, võin valetada, et need krundid, et need lähevad, saavad konkureerida nagu ühe kaupa, et mingi arendaja kõik korraga kokku joosta, et iga inimene, kes tahab maja ehitada Viljandisse, saab sinna siis osaleda oksjonil. Aga alghinnast me ei ole rääkinud, Kalvi kunagi siin spekulatiivselt käis umbes mingisuguse summa välja, aga noh, nagu sa tead, see on alati nagu Randel ütles, et see on spekulatiivne, subjektiivne arvamus, et ei pruugi olla tõsi ka, et aga kui Kalvi tahab lisada, siis ma annan sulle. Ei, me ei ole seda arutanud tegelikult. Aga jah, minu võin küll täitsa isikliku prognoosi arvata, ma arvan, et järveäärsed krundid hakkavad olema umbes 40 000 kantis reaalne müügihind, ma arvan. Aga mis alghind on, seda ei ole räägitud. Kas on puhtalt minu enda kõhutunne? Harri. Ma vabandan juba ette, aga ma ei kuulu ei linnavalitsusse, ei riigivalitsusse, aga koalitsiooni kuulun. Ja teie ütlesite, et meie oleme otsustanud, et need oksjonid, kas ma olen puudunud siis koalitsioonist või on mind kõrvaldatud? Kas sina puudusid? Jah. Mina ei tea, kas sa oled puudunud või ei ole, me ei pane kirja alati. Võib-olla sa olid kohal, aga tegelesid muude asjadega, et mida ikka juhtub mõnikord. Aga ma ei ole seda, ja ma ei ole kirja pannud, nagu sa ise tead, et meil puudub selline komme panna kirja, kes puudus ja kes ei puudunud ja 3 puudumist on siis koalitsioonist väljaheitmine. Et nii ei ole jah, aga mina ei kujuta seda ette, et loomulikult ma saan aru, sa tahad teha ettepaneku, et peaks tegema otsustuskorras volikogu esimehele 1 krunt ja linnapeale teine ja nii edasi. Aseesimehele ka ilma rahata, aga sa võid selle ettepaneku teha, ma ütleksin viisakad vähemalt enne puhul ära. Ma arvan, et Viljandi linna taolise oksjoni läbiviimine on tegelikult väga normaalne. Mina ei mäleta, et me oleksime ühtegi õnnestusõiguse konkursi ilma oksjonita läbi viinud, aga võib-olla ma eksin, minu mälu ulatub aastasse 2001. Härra linnapea, niimoodi minu küsimusest tõlgendada ei saa ettepanekut. Helmut. Sa ütlesid, Madis, et 10–15 on esimesel oksjonil, et kas te olete valitsus otsustanud, kus kohalt see peale hakkab see liikumine? Ei ole otsustanud, kust me liikuma hakkama, aga üldiselt kõige esimesena lähevad kõige suuremad on nad, kõige magusamad krundid tegelikult. Aga seal me oleme rääkinud, me ei ole niimoodi seda otsustanud, me oleme lihtsalt seda rääkinud. Jah, et siin tuleb ennem nagu need muud tehnoasjad nagu korda teha. Aga praegu me oleme graafikus kogu selle protsessiga
mul on ajakava, Majandusameti juhataja tegeleb sellega igapäevaselt, võin teda ainult kiita selles osas vähemalt ja kõik toimub, juhtub. Aitäh! Jah, kas on veel küsimusi linnavalitsuse liikmetele? Ei ole. Nii, head kolleegid, siis on linnavalitsuse infotund lõppenud. Aitäh, sellega on ka volikogu istung lõppenud. Pirukalee! Aitäh! Ma eeldasin, et läheb